Tere siit Euroopa Parlamendist Brüsselist, on rõõm kõiki tervitada Brüsseli uudistega, mis on toimumas Euroopas, aga samas, mis on toimumas ka Eestis. On neljapäeva õhtupoolik, juba kell on saamas 6 siin, 25. september ja homme hommikul hakkan tagasi lendama Eestisse, et kohe minna tegema ka valimiskampaaniat tänavate peal. Igatahes, viimastel päevadel on toimunud siin parlamendis küll mõned komisjoni istungid, kuid vast kõige tähtsam olulisem minu jaoks oli kohtumine just täna hommikul, neljapäeva hommikul Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esindajatega. Tegemist on siis esindusorganisatsiooniga, kes esindab Eesti põllumehi, toidutootjaid, loomakasvatajaid, et ikkagi Eesti siis põllumajandussektor oleks võimalikult tugevalt esindatud ka Euroopa Liidus ja ka siis suhetes kas Eesti valitsusega. Ja teemaks oli loomulikult siis see uus eelarveperiood. Nimelt, kui kunagi aastakümneid tagasi ühes süsteemis olid 5 aastakuplaanid, siis Euroopa Liidul on 7 aastakuplaanid. Sellest me oleme ka varem rääkinud nendes samades ülevaates ja videotes. Ja praegune 7-aastane eelarveperiood lõpeb 2027. aastal ja siis uus algab 2028. aastal kuni 2034. Ja nüüd siis eelmisel nädalal Euroopa Komisjon tuli ka välja detailsema, konkreetsema siis plaaniga, et kuidas rahastatakse põllumajandussektorit. Kuna me teame, Euroopa Liidu eelarvest väga suur osa, umbes 1/3 läheb põllumajandussektorile ja Eesti on jätkuvalt vaeslapse rollis peale 20 aastat Euroopa Liidus, kus meil on ühine turg, ühised regulatsioonid, ühised samad hullumeelsed nõuded, bürokraatia nõuded, siis Eesti põllumees saab jätkuvalt vähem siis pindala toetust, kui näiteks Prantsusmaa tootja, kes saab kõige rohkem. Seega, kuigi me peame konkureerima samadel tingimustel, tunduvalt kehvemas klimaatilises olukorras, aga meie tootjad, meie põllumehed saavad vähem toetust. Ehk nii palju siis võrdsest Euroopa Liidust, kus kõik on võrdsed. Loomulikult ei ole. Aga selle uue eelarveperioodi plaaniga, millega Euroopa Komisjon välja tuli, tahetakse asi veel hullemaks keerata. Ja just nimelt sellest me ka rääkisime täna hommikul Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esindajatega, et uue siis selle plaani järgi väheneks toetused 20% ja see osa raha tõstetakse hoopis sinna nii-öelda üldisesse siis eelarvepotti, et kui praegu on olnud eraldi spetsiaalselt ühine põllumajanduspoliitika eelarve, kus siis jagatakse üle Euroopa põllumeestele toetust. Riigid saavad küll erinevates suurusmahtudes, aga siis tahetakse see suurem osa raha tõsta hoopis sinna üldeelarvesse, kus siis ettevõtjad hakkavad konkureerima üksteisega, et toetust saada. Aga see tähendab seda, et põllumehed sisuliselt peavad hakkama konkureerima kas IT-ettevõtjatega, muu majandussektori valdkondadega, mis absoluutselt ei ole tervemõistuslik, kuna toidu tootmine on osa riigi julgeolekust. See on osa ka regionaalpoliitikast ja see sektor ei ole mitte kuidagi võrreldav teiste majandusharudega, kus samuti siis ettevõtjad konkureerivad Euroopa Liidu toetuste peale. Ja kõige hullem loomulikult on see, et Eesti valitsus pole sellest absoluutselt aru saanud, vaid nemad ütlevadki, aga sellest polegi mitte midagi halba, täiesti normaalne. Nii et meil on päris suur probleem niikuinii toidutootmisega Eestis. Kui me vaatame kas praegu olukorda näiteks Aafrika seakatkuga, kui me vaatame energeetika hindadega, kus Eesti ettevõtjatel ja loomulikult ka põllumehed, toidutootjad on ka ettevõtjad, kuidas nende elu on põhimõtteliselt tehtud niivõrd võimatuks, et väga paljud panevad uksed kinni, koondavad inimesi ja selle peale Jürgen Ligi ütleb, et aga ei peagi toiduhind odav olema, sest inimesed on ju paksud. Et meil on väga tõsine toidujulgeoleku probleem Eestis, pluss meil on probleem majandusega, mis on tuksi keeratud just nimelt Reformierakonna juhtimisel ja nende nahaalsusel. Ja täna, kui me räägime Euroopa Liidu siis uuest eelarveperioodist põllumajanduspoliitikas, siis läbirääkimised algavad siin Brüsselis, näiteks ministrite nõukogud, tähendab siis seda, et iga Euroopa Liidu liikmesriigi põllumajandusminister või maaeluminister sõidab Brüsselisse, hakatakse läbi rääkima, kes tahab mis tingimusi, kes tahab midagi muuta, aga Eestit esindab ju põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras, keda ma hetkel kõige rohkem näen hoopis sotsiaalmeedias jooksmas Tallinna linnas busside ja ratastega. Ja absoluutselt mul ei ole mitte mingit usku, et Eesti 200 esindaja maaeluministeeriumis või põllumajandusministeeriumis ja ka antud minister suudab üldse adekvaatselt aduda seda olukorda, kus on täna Eesti loomakasvatajad, põllumehed, toidutootjad
ja kuidas tahetakse põhimõtteliselt neid veelgi rohkem auku lükata võrreldes teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega. Nii et olukord on halb, väga halb. Aga me siis loomulikult üritame siin Euroopa Parlamendis oma poliitgrupi kaudu survestada just nimelt nende õigete sõnumitega, et loodus on kasvõi näiteks see, et hetkel tundub, et Ungari näiteks ei ole selle ettepanekuga nõus, millega Euroopa Komisjon välja tuli möödunud nädalal. Et Ungari on selles küsimuses kahtlemata Eesti põllumeeste tänane liitlane. Samuti poolakad pole sellega rahul, lätlased pole rahul, leedukad pole rahul. Samuti ma saan rääkida itaalastega, kuna Itaalias on valitsusparteiks ju Itaalia vennad, Fratelli d'Italia, kes on just nimelt konservatiivide ja reformistide fraktsiooni inimesed, kuhu mina ka kuulun. Nii et me üritame hakata siis lobitööd tegema just nimelt Eesti põllumeeste nimel läbi teiste riikide saadikute, et me saaksime seda olukorda kuidagi leevendada, sest kahjuks Eesti valitsus absoluutselt ei tee, nad isegi ei saa aru, et Eesti põllumajandussektoris on probleem ja see probleem on aina suuremaks, kui praegune kava peaks läbi minema, millega Euroopa Komisjon välja tuli. Seega see on olnud põhiline tegevus praegu viimastel päevadel mul siin, aga samal ajal käib ju Eestis valimiskampaania aina suuremate tuuridega. On tulnud ka reitinguid välja, et kes juhib, kes ajab kedagi taga reitingutes. Igastahes Tallinnas loomulikult Eesti Keskerakond võidab. Küsimus on selles, kui suurelt ja et kas me suudame saavutada siis ka selle totaalse enamuse ehk vähemalt 40 kohta linnavolikogus. Nagu te teate, mina kandideerin Tallinna kesklinnas. Ka mul on kampaania käimas nii sotsiaalmeedias kui ka tänavate peal. Plaanin teha ka ukselt uksele kampaaniat, et vähemalt paarsada kodu isiklikult läbi käia. Minu kandidaadi number on muidugi 314, nii et kõik kesklinna elanikud olen väga tänulik, kui toetate mind valimistel ja kui on vahepeal räägitud, et siin mingid Euroopa Parlamendi liikmed on peibutuspardid ja ei nemad volikokku päriselt tule, siis mina olen päriselt volikogu liige ka praegu, ma ka jätkan volikogus, kui valija loomulikult valib mind. Nii et minu puhul on vähemalt kindel see, et ma ei ole part, kes üritab hääli koguda ja siis saadab valijad pikalt ja ütleb, et ei, ma volikokku ikkagi ei tule. Nii et kindlasti tuleb minna valima, iga hääl loeb ja kuna me teame, et juba 1,5 aasta pärast on Riigikogu valimised ja see on juba kriitiline, väga kriitiline hetk Eesti riigi tuleviku jaoks ja rahva jaoks, kus Reformierakond tuleb saata iga hinnaga opositsiooni, tuleb algatada uurimised ka praeguste ministrite tegevuse üle, tuleb algatada uurimised Jürgen Ligi tegevuste üle, mis puudutab Danske panga rahapesuafääri, kus mitmeid miljardeid eurosid pesti musta Vene raha läbi Eesti, samal ajal Jürgen Ligi ei teadnud mitte kui midagi. Samuti, kui me räägime kas või koroonapandeemia aegade tegudest, mis puudutab Karmen Jollerit, tänast ministrit, nii et see on väga kriitiline hetk just nimelt kogu meie tuleviku jaoks Riigikogu valimised, aga selleks, et Riigikogu valimistel oleks Eesti Keskerakond, kes täna on tegelikult ainus tugev alternatiiv Reformierakonnale, et Eesti Keskerakond oleks võiduvõimeline maksimaalses löögivalmis 2027 juba 18 kuu pärast, siis selleks me peame tegema võimalikult kõva tulemuse ka kohalikel valimistel üle Eesti. Meie nimekiri on väljas 51 omavalitsuses, seega enamus kohtades üle Eesti on võimalik valida Keskerakonna kandidaati ja loomulikult tuleb valida igal juhul ka Tallinnas, sest praegune Ossinovski juhitud linnavalitsus tuleb minema saata, sest see, mida nad on teinud aasta ajaga, on lihtsalt kohutav. On see liikluse tuksi keeramine, parkimiskohtade kaotamine, korruptsioonihõngulised hanked tänavapinkide ostmiseks, erakooli ostmine linna raha eest linnale, kus käivad tippsotside enda lapsed. Et kõik need asjad, mis on tehtud võimalikult halvasti. Seega Keskerakond tuleb tagasi, aga hea on see, kui tuleks võimalikult tugevalt tagasi, et olla võiduvõimeline ka Riigikogu valimistel. Ja lõpetuseks laupäeval toimub meeleavaldus Tammsaare pargis kell 12. Kui me rääkisime just Eesti põllumajandussektori olukorrast, siis meeleavalduse mõte ongi just nimelt anda võimalikult tugev sõnum Eesti inimeste poolt valitsusele, et toiduhind tuleb alla tuua. Asjaolu, et kõige elementaarsemate toiduainete käibemaksumäär on 24%. See on täpselt sama määr, nagu on viinapudelil või suitsupakil või ükskõik millisel muul kaubal, siis ka toiduainetel, saial, leival, piimal on ka 24%. Ehk see käibemaksumäär tuleb alla tuua, kui Jürgen Ligi väidab või mõned Reformierakonnad väidavad, et see tegelikult ei kajastu lõppehinnas, kuna siis hoopis kas kaupmehed või siis ettevõtjad panevad selle vahe endal taskusse, siis vabandust, milleks on meil olemas Konkurentsiamet?
Ehk et see on ka poliitilise kontrolli küsimus, kas Konkurentsiamet täidab oma tööülesandeid ja ka siis reaalselt kontrollib, et kas maksulangetus kajastub ka tarbijale lõpphinnas poeletil. Ja teiseks, kui ta isegi ei lange just nimelt selle protsendimäära võrra, mida langetatakse maksu, siis kui see kergendab kas või Eesti toidutootjate elu mingilgi määral, siis ka see ei ole halb. Siis kui me räägimegi just nimelt olukorras, kus Eesti toidutootja on pandud sellisesse kriisi Reformierakonna juhitud poliitika tõttu, siis ka neile hingetõmberuumi andmine läbi maksulangetuse on väga suureks abiks. Aga selleks, et seda teha, tuleb tulla välja. Tuleb selgelt tulla meeleavaldusele ja nõuda, sest vastasel korral ei juhtu mitte midagi. Kerge on sotsiaalmeedias kommenteerida, saunas kiruda, minna maja taha ja taguda seina ja öelda, et pagan küll Reformierakond, aga siis lähed tagasi tööle, maksad makse ja kirud omaette. Sellest ei ole kindlasti abi. See, mis alati aitab survestada kõige efektiivsemalt, on avalik surve. Võimalikult tugev poliitiline surve ja loomulikult karistada ka neid samu röövleid valimistel juba 19. oktoobril. Tuleb karistada ka kohalikel valimistel, sest kohalikud valimised ei ole ainult kohalik küsimus. Kohalikud valimised on ka selge hinnang tänase valitsuse poliitikale ja tegudele. Ehk see on seotud palju suuremate küsimustega kui ainult kohalikud teed või mänguväljakud. Seetõttu näeme laupäeval kell 12 Tammsaare pargis ja kõige viimane asi, täna 25. september, täpselt täna möödub 125 aastat Artur Sirgu sünnist. Ma arvan, et enamus minu jälgijad teavad, kes oli Artur Sirk ehk vabadussõjalaste legendaarne juht, kes suri 1937 Luksemburgi väikelinnas Echternachis tõenäoliselt Pätsi poolt tellitud poliitilise mõrva tõttu, kui ta lükati rõdult või aknast alla. Aga fakt on see, et Eesti demokraatia suri 1934. 12. märts riigipöördega, kui Päts, Laidoner ja August Rei, sotsialist loomulikult taas, panid toime riigipöörde, sest nad kartsid, et järgmisel kuul ehk aprillis 1934 nad oleks kaotanud võimu ja demokraatlike valimistega oleks tulnud võimule hoopis Vabadussõjalaste liit, mida juhtis Artur Sirk. 500 vabadussõjalast vangistati, sealhulgas Artur Sirk, kes õnneks pääses vanglast põgenes Soome, sealt juba edasi läbi Rootsi Hollandisse, jõudis lõpuks välja Luksemburgi ja kus ta siis tõenäoliselt mõrvati. Aga Eesti ajaloo mõttes ja demokraatia mõttes on kahtlemata Artur Sirk üks olulisemaid isikuid kõikide eestlaste jaoks. Artur Sirgu ausamba me avasime, kui me õigesti mäletan, 8 aastat tagasi Amblas. Ambla kalmistul on maetud ka Sirgu vanemad ja Amblas käis ta oma esimesed aastad koolis, kohalikus väikses koolis. Nii et Amblaga just nimelt on Sirk olnud lapsepõlves väga tihedalt seotud ja seetõttu Amblas kiriku pastoraadi ees on täna siis kenasti olemas Artur Sirgu ausammas, kus tihti küülad põlevad, on lilli viidud, nii et on tegelikult Eesti peal inimesi, kes külastavad seda ausammast ja hoiavad meeles Sirgu tegemist Eesti ajaloos, mis on olnud kahtlemata väga oluline. Mina soovin kõigile ilusat saabuvat nädalavahetust, kohtume laupäeval Tammsaare pargis, kohtume võib-olla kampaania ajal erakonna telkides kesklinna piirkonnas ja kui me varem ei näe, siis läbi interneti näeme taas nädala ülevaates umbes nädala pärast siitsamast Brüsselist Euroopa Parlamendist. Olge terved ja elame edasi!